Tere õhtust kõigile! Nii, kell on 7 ja hakkame siis meie pihta ja kuna on olemas ka salvestus, siis igaüks, kes liitub pisut aja pärast, saab seda kohe algusest peale vaadata, nii et ärme hakkagi kedagi ära ootama. Tõepoolest, täna on väga ilus kevadõhtu, kevadilm ja mul on hea meel, et te olete siiski valinud siia tulla sellele teemale mind kuulama ja ise õppima. Ja suur tänu teile selle osalemise eest. Nii, ma näen, et siit inimesi tuleb, aga minu nimi on siis Helena ja ametilt olen ma psühhiaater ehk et siis töötan igapäevaselt ka kliinikus, aga ma olen ka Practical Consciousnessi õpetaja juba aastast 2017. Ja need teadmised, mis ma teiega jagan, on just eelkõige arusaamised ja tehnikad. Tehnikad selleks, kuidas muuta oma vaimset tervist tugevamaks, sest kogu selle aja, alates sellest, kui ma avastasin enda jaoks teadvustamisoskused ja seda, mida Practical Consciousnessi tehnikatena just enda sisemaailmaga teha saab, olen ma näinud nende tohutut potentsiaali, toetamaks inimeste vaimset tervist, toetamaks sellist nii-öelda normaalset olemist, et me saaks normaalselt olla ja olen sellest põhjalikumalt rääkinud ka ühes sellises pikemas kirjutises. Ma loodan, et see link tuleb siia chati. Et kellel on huvi, siis klikige see lahti, pärast saate lugeda, kuidas ma näen, et need tehnikad, mis ma täna teiega jagan ja need, mida ma juba olen mitmetes loengutes, tasuta loengutes juba jaganud, et kuidas nad toetavad teie heaolu. Tänane loeng on siis juba nüüd 4. 6 loengust. Otsustasin nimelt, et sellel nii-öelda uuel aastal alustasin jaanuarist. Teen ma sellise eksperimendi, et ma kuulutan välja tasuta loengute sarja, kus ma õpetan kõiki neid tehnikaid, mida ma näen, et on äärmiselt kasulikud igale inimesele ja mille jaoks mul tavaliselt vastuvõttude ajal aega ei jagu. Ja otsustasin, et ma teen seda kõike tasuta, kuna ikka esiteks psühhiaatrite juurde on järjekorrad pikad, psühholoogi juurde samamoodi haigekassa rahastab väga vähe, siis ma ikkagi näen, et suur hulk meie ühiskonnas olevatest probleemidest just vaimse tervise osas on tingitud sellest, et meil ei ole kunagi olnud koolis sellist head praktilist vaimse tervise haridust. Ja selleks, et seda tühimikku kuidagimoodigi omalt poolt siis kompenseerida, otsustasin, et ma teen tasuta loengusarja. Siin on 6 loengut, millest osad meil toimuvad kohapeal ja osad online. Siiani meil on toimunud 3 loengut kohapeal. Täna on siis esimene online loeng ja osad teist võimalik, et on juba minuga varemgi kohtunud nendel kohapealsetel loengutel ja osadele teie seast ütlen siis täna tere. Nii et olete ka järgmistele oodatud, selle kohta siis seminari lõpupoole täpsem info. Aga täna see teema, mida ma soovisin avada, on elusus ja ülemõtlemine. Võib-olla see on intrigeeriv pealkiri, et mis see elusus siia puutub. Ja ma loodan, et nii nagu me siin täna läheme sellistes nagu arusaamiste jadas, siis me saame avastada, mismoodi see elusus siia puutub. Aga alustan siis sellest lause teisest poolest, et ülemõtlemine. Et kuidas on mõtlemine üldse seotud näiteks psüühikahäiretega, vaimse tervisega, et siinkohal on sellel mõtlemisel päris suur roll, eks ole, et nii siis depressiooni puhul on üks probleemidest see, et on teatud mõtted peas, enamasti sellised negatiivsed mõtted, mustad mõtted.
ja ja sageli on see, et inimene nagu kapseldub nende mõtete sisse. Ehk et ta kaotab kontakti selle ümbritsevaga ja on sellises iseenda mullis. Et võimalik, et teil on ka olnud sellist avastust, kas siis enda pealt või siis mõne lähedase pealt, kuidas kuidas see depressiivne inimene on nagu oma mõtete vang, et ükskõik, mida talle räägitakse, ta ei suuda näha maailma teistmoodi kui see, kuidas ta näeb, ja üks suur põhjus, miks ta näeb maailma just nii tumedates toonides, on need mõtted. Samamoodi ärevus, seal on mõtlemisel väga suur kaal. Sageli on probleemiks see, et ärev inimene, et kui ma oleksin ärev, siis ma mõtlen väga paljudele nendele asjadele, mis võivad juhtuda. Ja või siis pabistan, et äkki ma minevikus, äkki ma ei teinud seda õigesti ja sellel võivad olla mingid halvad tagajärjed või kahtlen pidevalt. Et mõtlemisel on ka ärevuse juures hästi suur roll. Aga on veel osad sellised seisundid, kus mõtlemisel on selline nagu väga suur roll, et näiteks selline sundmõtted, obsessiivsed mõtted, ja siis ka sellised teised reaalsustaju häirega psüühikahäired. Et selles mõttes vaimse tervise osas, kui inimene oskab oma mõtteid hallata, siis ta tegelikult saab ka hästi palju ära teha ja ennast kaitsta, et tal ei tekiks vähemalt mõtlemise poole pealt erinevaid vaimse tervise probleeme elus. Kui me nüüd vaatame, et mida tekitab see, et me põhimõtteliselt väga palju mõtleme, et tänase teemaks on ka sõnana seal ülemõtlemine, et vaata enda jaoks korra, et kui palju sa mõtled. Et kas sa oled avastanud enda jaoks mõtted? See võib tunduda imelik küsimus, aga sageli on nii, et mõtlemine on meile muutunud kuidagi niivõrd selliseks, nagu automaatseks ja niivõrd, see on nagu see palk silmas. See on nii nina all, et me isegi ei pane neid mõtteid tähele enam. Et see mõtlemine muutub nagu selliseks, et nagu täiesti norm, et kogu aeg peabki mõtlema. Ja mida selle mõtlemise all siis silmas pidada? Et milliseid selliseid mõtlemise nagu vorme siis võib-olla oled sa enda puhul märganud? Üks on see, et siis sa mõtled palju, võiks olla, et see on siis see ülemõtlemine, et põhimõtteliselt lihtsalt probleem ongi selles, et on liiga palju mõtteid. Siis võib olla, et nendel mõtetel, eks ole, mingi selline varjund või suund, näiteks muretsemine. Et selles osas on seda mõtlemist liiga palju, et liiga palju muretsemist. Aga kuidas sulle tundub, et kui sa analüüsid asju, näiteks mõtled mingisugusele otsusele või suhtele või tegevusele, mis sa minevikus tegid, ja muudkui nagu mõtled seda uuesti ja uuesti ja uuesti, justkui püüdes seda analüüsida. Ja enamasti sellise analüüsi eesmärk kõlab üllas, eks ole, et see analüüs on justkui selles teenistuses, et sa saaksid paremini aru. Aga natukese aja pärast vaatame, mis on sellise analüüsi ehk mõttetaolise analüüsi probleem, ehk kui teistpidi küsida, kui palju või kui sageli oled sa avastanud, et sellise väga intensiivse mõtlemisega, nii et pea suitseb otsas, analüüsimisega, oled sa midagi nagu aru saanud või selgeks saanud, et kas on asjad selgemaks läinud? Või juhtub ka seda ja võib-olla palju sagedamini, et asjad lähevad veelgi keerulisemaks?
nii et me vaatasime, et üks võib olla see, et on ülemõtlemine, et on lihtsalt palju mõtteid, teine on see, et on muretsemine, et on teatud suunalised mõtted. Siis võib olla selline nagu analüüsimine, pidev analüüsimine peas. Ja veel 4., mis ma vaatasin, et mis on ka hästi sage ja mille puhul inimesed tavaliselt ei tunne ära, et nad tegelevad ülemõtlemisega, on selline asi nagu planeerimine. Kas see tuleb teile tuttav ette? Et sa planeerid midagi ja kuna siin on ka ju eesmärk on justkui üllas, siis sa muudkui planeerid. Aga sellist tüüpi mõtlemine võib muutuda omamoodi probleemiks ja natukese aja pärast siis vaatame, miks ka see võib probleem olla. Et praegu mainin neid mõtlemise versioone ja neid on veel vägagi palju. Aga need on võib-olla sellised hästi levinud versioonid, kus me mõtleme ja me ei saa isegi aru, et me mõtleme. Aga kas te olete ise tähele pannud, te võite mulle ka chati panna, et mis on sellise nagu lakkamatu või pideva mõtlemise selline hind siis, ütleme nii, et mitte öelda probleem? Et mida see endaga kaasa toob? Et see on see koht, kus me praegu analüüsime, et kas see mõtlemine on üleüldse nii üllas, nagu meile tundunud on. Ja näiteks mul on hea meel, et osad vastate mulle ilusti chati, et ma näen ka, et unetus võib olla selline kurnatus, segadus, vahepeal isegi rohkem segadust, hommikust ärevust. Jah, kas midagi veel? Väsimust, pidev ärevus, mis põhjustab unetust, jah. Hetkegi ei ole rahu, tõepoolest, sest mõtted on ju rahutused. Sest mõtted kogu aeg vahelduvad. See on nagu teatud rahutus, kogu aeg midagi nii-öelda sebib siin sees. See on nagu veeklaas, kus on liivaterad ja need liivaterad kogu aeg niimoodi ringlevad. Selgust ei saabu, kontakt endaga kaob, ei märka enda ümber olulisi asju. Fookus võib kaduda, ei suuda keskenduda. Aitäh, et te kaasa mõtlete. Kaasa töötate, on vast õigem öelda siin praegu. Just, palju asju, mis te olete märganud, mida selline pidev mõtlemine endaga kaasa toob. Ja ma tooksin välja ise 3 asja, mida ma näen, et on sellised, kuidas ma ütlen, väga kõrge hind mõtlemisele. Et üks on see, et meil kaob kontakt meid ümbritseva maailmaga. Ja see ongi see, et mida siin ka on juba teil olnud vastustena, et sa oled oma mullis. Ja selles oma mullis olemisel on omakorda tagajärjed. Ja et sa ei märka teisi, võib-olla oled kodus oma mullis ja seetõttu kontakt lähedastega saab kahjustatud. Aga see on see, mille kohta räägitakse ka palju, see kohalolek ja praeguse hetkega kontaktis olek. Mõtlemine on see, mis kaotab selle kontakti ümbritseva reaalsusega. Et see on üks hind. Meil tuleb ka kohe tehnika, kuidas seda mõtlemist vähendada. Ja selle tehnika eesmärgiks on see, et taastub kontakt ümbritseva reaalsusega. Teine asi, mis on selline kõrge hind mõtlemisel, on tõepoolest see energiakadu. Aja ja energiakadu, ütleme siis nii. Kindlasti te olete märganud neid hetki, kus sa mõtled ja pärast oled ikkagi väga väsinud sellest. Meil on ka hästi palju peaga tööd. Enamus meist ilmselt
enamus teist ilmselt teete peaga tööd, mina teen ka, minu töö on ka nii-öelda mitte füüsiline selles mõttes, et noh, ma ei ehita, ma ei kaeva maad, et see on peaga töö ja siis terve selle töönädala jooksul on nii palju neid asju, mida mõelda ja nädalavahetuseks võite tunda, kuidas see mõtlemine on väsitanud. Nii et teine on siis see energiakadu, mis läheb mõtlemisele. Ja kolmas, mis ma tooks välja, on see, et päris asjad jäävad tegemata. Et üks noor Preili, kes mul vastuvõtul käis, hästi nagu tabavalt sõnastas seda, et ütles, et mõtlen ja lõpuks avastan, et ma ei ole mitte midagi teinud, aga mul on nii palju juba kulunud nagu seda aega ja ma olen justkui nagu nii palju nagu investeerinud juba selle asja nagu tegemisse või ülesehitamisse oma mõtetes. Et kui ma nüüd ühel hetkel avastan, et ma olengi ainult mõelnud ja ma pole mitte midagi ära teinud selles osas, siis tekib selline motivatsioonilangus. Ja nagu tahtmatus, et ma ei tahagi seda asja enam teha, sest tundub, et ma pean nagu alustama nullist. Kuna mõtetes tundus, et ma olen juba jõudnud nii kaugele, siis nüüd ei taha nagu minna selle nulli juurde, sest paraku füüsilises maailmas ei ole mitte midagi ära tehtud ja siin peab alustama nullist. Ja niimoodi siis jäävad päris mitmed olulised, aga ka perspektiivikad asjad lihtsalt tegemata, sest mõtlemine nagu röövib ära selle värskuse ja selle niisuguse pealehakkamise päriselt asju teha. Nii et siin on palju asju, mis te ilusasti siin chatis ka välja toote, aga mina toon siis välja 3 asja. Kontakti kadumine ümbritseva maailmaga, energiakadu ja et asjad on tegelikult tegemata. Et ma ei ütle siis, et mõtlemine on halb, et nii see ei ole, et me peaksime mõtlemisest täielikult lahti saama, aga mõtlemisel on oma hind. Ja kuna tal on oma hind, siis on hästi oluline ikkagi osata seda mõtlemist hallata, et sa saaksid ise siis nagu doseerida, kui palju sa mõtled ja sellega seoses, millist hinda sa maksad selle eest. Ja läheme siit, ma jagan teiega oma ekraani, esimese tehnika juurde, mille nimi on mõttevaikuse tehnika. Ma kohe jagan. Nii. Ma loodan, et te nüüd näete minu ekraani ja panin siia ette mõttevaikuse tehnika. See tehnika pärineb siis Practical Consciousnessi materjalist. Ja nagu see pealkiri ütleb, on võimalik saada mõtetest vaikust. Ja ma panin siia hästi olulise sellise vihje, mida ma seletan lahti, et mõtlemine võrdub sisemine endamisi rääkimine. Mõtlemise kohta või mõtlemisest võiks ju ka rääkida hästi selliselt, noh, nii-öelda müstiliselt, et mis ta kõik on ja kust ta tuleb ja siin on väga palju erinevaid võimalusi lahti seletada mõtlemist. Aga ma seletan mõtlemist siit lahti nii, et sul on endal võimalik jälgida hästi lihtsalt, kas ka sinu mõtlemine on niimoodi kujunenud isiklikus kogemuses. Nimelt, kui me sünnime, kui me oleme beebid, ja sa võid siinkohal ka meenutada mõnda beebit, sest enda beebina olemise aeg ju ei pruugi meeles olla niimoodi ju. Aga põhimõtteliselt beebid ei räägi. Nad ei räägi nii-öelda inimkeeles, kokku lepitud keeles. Ja lapsed alles hakkavad õppima sõnu ehk siis silte. Näiteks ema või ka isa näitab taeva poole ja ütleb päike.
Seal taevas on siis selline helendav kera, eks ole, mis annab valgust ja soojust. Ehk see taevakeha on füüsiline ja see on päris. Aga inimestena oleme me kokku leppinud ühe sõna ehk tegelikult siis sildi, mida me selle taevakeha kohta nagu ütleme. Ja siis me ütleme sõna päike. Ja see sõna on omakorda nagu teatud meloodia. Eesti keeles see meloodia on päike. Ja. Aga prantslased näitavad sellesama päikese poole seal taevas ja ütlevad le soleil. Täitsa teistsugune silt, täitsa teistsugune meloodia. Ja soomlased näitavad sellesama päikese poole ja ütlevad hoopis aurinko. Täitsa teistsugune meloodia jälle, teistsugune silt. Ja need, kes räägivad vene keelt, näitavad taeva poole ja ütlevad sonse. Ja hiinlastel on oma silt ja jaapanlastel on oma silt ja hindudel on oma silt. Ja Mehhikos, need, kes räägivad hispaania keelt, seal on oma silt. Igal pool on oma silt ja oma meloodia. Ja sildid on kõik erinevad meloodiad. Aga see päike seal taevas, see on üks ja sama. Ehk tegelikult, kui me õpime rääkima, siis me õpime erinevate füüsilises maailmas olevate asjade kohta silte, sõnu. Ja jätame meelde need nagu meloodiad. Ja mida rohkem me neid silte õpime, hakkame me omakorda ju kasutama neid silte, ehk laps hakkab rääkima ja mida ta siis räägib? Ehk ta teadvustab, ta märkab midagi oma ümbritsevas reaalsuses, näiteks päikest, ja ta tahab teistele teada anda, et ta märkas päikest. Sest tegelikult võib siin ümbritsevas reaalsuses märgata ju veel väga palju asju. Lindusid, liblikaid, taimi, inimesi, autosid, puid, maju, mida iganes. Aga kui ta märkab päikest, siis ta kasutab sõna näe päike, andes teada ümbritsevatele inimestele, et just päike on see, mida ta märkas. Ehk me kasutame neid silte selleks, et hakata nagu teada andma teistele, mida me siin füüsilises maailmas märkasime. Kuid see päike ei ole see silt. Ja, et see silt on nagu virtuaalne asi. See silt ise, see sõna päike, see on virtuaalne. See ei ole päris päike. Ja ma hästi palju praegu investeerin nii-öelda aega ja tähelepanu sellesse, et seda loogikat siin lahti seletada, kuigi see kõlab väga lihtne, siis ole minuga kaasas. Ja niimoodi me õpime hästi palju silte ja mida rohkem meil silte on kasutada, seda rohkem me saame nüüd, mida rohkem me üles kasvame, teistele anda teada, mida ma märkasin. Ühel hetkel lapsed räägivad nii palju, sest nad märkavad ju tegelikult kogu aeg. Aga neil ei ole kaugeltki veel kõiki sõnu, et anda teada, mida nad märkasid. Kuid ühel hetkel, mil nende sõnade, siltide nii-öelda andmebaas täieneb, nad saavad hakata aina rohkem ja rohkem teada andma, mida nad märkasid. Ja kuna meie märkamine liigub ju ülikiiresti. Kui kiiresti liigub märkamine? Et kui sa märkad midagi siin, nüüd, kui kiiresti toimub märkamine? Te võite mulle chatti panna. See on tavaliselt 1 sekund, 2 sekundit, 3 sekundit on üks märkamine ja siis on järgmine märkamine. Võt sellisel kiirusel me märkame neid füüsilisi objekte ja meil on iga selle füüsilise objekti kohta, täiskasvanuna vähemalt, oma silt, oma sõna. Lastel on ka osad sõnad. Nii et siit justkui peaks tulema iga 3 sekundi tagant uus silt. Ja lapsed hakkavadki välja rääkima kõike seda, mida nad märkasid. Ja siis nende jutt muutub nii lakkamatuks, seda on nii palju, et neile öeldakse šš, või ole vait või tasa, mis on nendele signaal, et ära anna teada.
sellest kõigest, pane suu kinni. Ja mis siis juhtub? Ja see moment on meie kõigiga juhtunud ja loomulikult mitte ainult üks kord ei ole meile öeldud, et ole tasa või vaid seda on tehtud ju korduvalt. Ja kui sellist nii-öelda suunist meile öeldakse, siis me paneme suu kinni, ehk me ei lase enam seda siltide jada ehk siis seda nii-öelda rääkimist välja ja see rääkimine kolib sissepoole. Ja muutub sisekõneks. Ja see sisekõne, mis sa siin kuuled, sa kuuled seda enda häälega. Ja seda enda häälega kõnelemist siin seespool ehk nii-öelda privaatselt, teised seda ei kuule, aga sina kuuled, seda me nimetamegi mõtlemine. Nii et mõtlemine on tegelikult rääkimine. Aga privaatselt ja endamisi. Ma ei saa isegi öelda vaikselt, sest ise sa ju kuuled seda häält. Teised küll ei kuule. Ja kui sa nüüd vaatad, kas sa mõtled nii, kuidas ma seda teistmoodi ütlen, ühesõnaga, kas sa avastad, et sa tegelikult räägid seespool edasi? Nii nagu sa räägiksid muidu võib-olla kõva häälega välja, aga nüüd sa lihtsalt paned huuled kinni, teised ei kuule, mida sa räägid ja sa räägid lihtsalt edasi ja sa räägid samamoodi tegelikult, nagu me alguses rääkima hakkasime. Et sa märkad erinevaid asju ja siis sa nagu mõttes nii-öelda kommenteerid neid. Läheb inimene mööda sinust ja siis sa mõttes kommenteerid, vaat küll, ja juba nii õhukeselt riides. Ja. Või tuleb tuulehoog sulle vastu põske, täna on üsna selline külm tuul ja kohe mõttes kommenteerid seda füüsiliselt toimunud sündmust, kuidas see õhk puudutas su põske, sa võib-olla selle kaudu nüüd said aru, et see õhk on külm, siis kohe mõttes tulevad sul sildid, et tuul ehk see asi, mis vastu liikus, on külm. Ehk sa nagu avastasid ka selle külma elemendi. Et sa kasutad neid silte, neid sõnu ja räägid endamisi edasi. Nii nagu me lapsena tegime. Ja nüüd ongi küsimus, et millest sa kõigest seal räägid? Kas sa räägid seal asju, mis on asjalikud? Ja kui suur osa sellest sisemisest rääkimisest on siis selline tõepoolest selline vajalik ja asjalik? See, mida sa nagu tahaksid ka rääkida. Öeldakse, et inimese kohta, et mõtlemine on meie inimese nagu selline inimlikkuse tunnus. Aga kui sa nüüd vaatad oma mõtlemist, ehk siis seda rääkimist, või et kuidas see on, et mõtlemine on nagu homo sapiens ehk siis sellise nagu, homo sapiens on siis see arukas inimene, eks ole, et see on nagu kõrgelt arenenud nii-öelda loom, et see on selle nagu selline eriline võime. Ja kui sa nüüd vaatad siis seda erilist võimet, seda mõtlemist, seda rääkimist, et kui kvaliteetne see siis on. Ja kui sa peaksid selle näiteks ilma filtriteta üles lindistama diktofoni ja pärast kuulama või kellelegi teisele kuulata andma, siis kui loogiline või vastupidi hektiline on see mõtlemine seal? Ja kas üldsegi on vaja kogu aeg mõelda ehk rääkida? Näiteks kui sa seod kinni saapapaelu, siis kas sellel ajal on vaja rääkida? Kui sa pesed nõusid, kas sellel ajal on vaja rääkida? Kui sa lähed trepist üles või alla, kas siis on vaja rääkida? Endamisi. Kui sa kuulad teist inimest, kas sellel ajal on paslik rääkida? Kui sa püüad magama jääda, kas siis on vaja rääkida? Kui sa püüad midagi lugeda,
arvutist või raamatust, kas sa saad samal ajal rääkida? Noh, õigem on küsida, mida tekitab see, kui sa püüad samal ajal rääkida? Kas sa seda, mida raamatust lugesid, üldse lugesid? No vot siis. Ehk niimoodi sünnib meie mõtlemine. Lapsepõlvest alates ja see on meil kõigil niimoodi kujunenud. Me õpime sõnad, need on sildid, siis me hakkame nii-öelda nende siltidega rääkima kõva häälega, osutades teistele, mida me märkasime. Siis see rääkimine kolib sissepoole, aga jääb endiselt alles. Ja nüüd me nimetame seda sisekõneks. Ja nüüd me samamoodi räägime, nagu keegi kuulaks meid, aga tegelikult sul on su huuled kinni ja keegi ei kuule. Ja me oleme jäänud rääkima, ehk see on nagu teatud selline ka nagu, ma ei tea, mis see muu sõna võiks olla, rudiment lapsepõlvest. Ja oleme nagu seisukohal, et see ongi kõik hästi vajalik ja peabki nii olema. Ja nagu ma enne küsisin, et mida see pidev rääkimine ehk siis ülemõtlemine teeb, siis te juba vastasite seal. Kui palju oled sa tahtnud vaikust? Et sul oleks siin mõtetes vaikus. Et ei oleks mõtteid. Et sa ei räägiks. Mis oleks selle vaikuse, kuidas ma ütlen, väärtus? Mida kõike sa saaksid teha, kui sul oleks hoopis siin sellise rääkimise asemel vaikus? Näiteks magama jääda või teist inimest kuulata paremini või keskenduda ümbritsevale. Teeme läbi tehnika ja see tehnika põhinebki sellel, mida ma just rääkisin, selgitasin. Et mõtlemine on rääkimine. Nüüd rääkimiseks kasutame me häälepaelu. Ja häälepaelad on siin kurgus ja nad on kaks sellist, nagu kõõluse moodi lihast. Ja need lihased alluvad tahtele. Sellepärast sa saadki teha erinevaid häälikuid. Loomulikult kõneaparaat on mitmekülgsem, aga häälepaelad on üks olulisemaid faktoreid siin. Ja need on siis lihased. Need lihased alluvad tahtele, nagu ma ütlesin. See tähendab, et neid lihaseid on võimalik nii pingutada kui lõdvestada. Rääkimine on nende lihaste pingutamine. Läheme nüüd edasi tehnikaga. Ole hea, selleks, et sa tunneksid, kus sul need häälepaelad on, sest kohe hakkame nende lihastega midagi tegema. Selleks, et sa avastaksid, kus sinu häälepaelad on, ole hea endamisi sisemiselt, ütle nagu hõmmita, nagu ümiseksid. Aga ütle seda ainult nii-öelda mõttes. Ja pane tähele, kuhugi kohta siia kurku tekib pinge. Kas avastasite selle pinge? Võite noogutada, kui avastasite või näidata käega. Võt see koht, kus sa tunned seda pingestumist, see ongi häälepaelad. Nüüd on kõige olulisem koht selle tehnika juures. Võta selleks spetsiaalne hetk. Kui sa saad, siis istu rahulikult. Selleks, et saaksid hästi keskenduda, et see tehnika tuleks sul kohe esimese korraga väga hästi välja, et sa avastaksid selle tulemuse. On hea, kui sa paned korra silmad kinni ja ütled endamisi seespool tunned seda häälepaelte kohta tekivat pinget ja nüüd lõdvesta see pingekoht, lõdvesta häälepaelad. Lõdvesta need lihased. Hoia neid lõdvestatuna. Ja pane tähele,
kas sinu peas on praegu rääkimist, kas sul on praegu meloodiaid peas? Ainult pane tähele, ära püüa veel midagi selgitada, midagi kommunikeerida. Teeme seda ühe korra veel. Keskendu siia kohta, kus sa tunned häälepaelte pingsust. Ütle selleks sisemiselt näiteks või võid öelda ka A, kui see sulle rohkem meeldib. Pane tähele, et kuhugi kohta kurku tekib pinge ja lõdvesta see pinge. Ja hoia lõdvestust. See on lihaslõdvestus, mis sul on praegu vaja hoida. See nagu aina uus ja uus impulss lõdvestusele. Nii nagu lõdvestaksid rusikat. Nagu märkad, et hakkab pingesse minema, jälle lõdvestad. Ja kui sa märkad nüüd, on sul peas vaikus. Ehk sa ei räägi enam. See tähendab, sa ei mõtle. See sisemine meloodia, sõnad kui meloodia lakkab. Ja pane tähele, et kui sul siin ei ole mõtteid, mida peaks kogu aeg jälgima, nüüd saab tagajärjena või kaasnähtusena sinu fookus liikuda paremini ümbritsevale reaalsusele. Ja see on üks meetod, kuidas me läheneme kohalolekule. Kohalolek tähendab seda, et sa oled nii-öelda nende asjade juures, mis eksisteerivad sinu füüsilises reaalsuses. Nende helide juures, nende inimeste juures, nende lõhnade juures, nende maitsete juures. Mitte kohalolekuks peetakse seda, kui sa oled oma mõtetes. Nii, ma praeguseks lõpetan ekraani jagamise. Nii, et kuidas teil läks selle tehnikaga? Kas te avastasite, et kui te enam ei räägi, ehk te lõdvestate häälepaelad, selle, mida me kasutame rääkimiseks, et kui me häälepaelad lõdvestame, siis me enam ei räägi ja kui me ei räägi, siis me ka enam ei mõtle, sest mõtlemine on sisemine rääkimine. See on ülilihtne tehnika. Aga ärge olge, kuidas ma ütlen, ärge laske ennast petta, et see ülilihtne tehnika on väga võimas. See ei ole see, et see on üks mingi pisikene nüansikene. Vaid et see põhimõte, mida mina oman vähemalt, on see, et tee mõnesid asju elus, aga tee neid niimoodi, et sa saavutad tulemuse. Mitte see, et sa püüad teha 100 asju ja igal pool oled, nagu teed natukene ja oled niimoodi seetõttu pinnapealne. See tehnika on olnud üks minu baastehnikatest juba üle 10 aasta. Jah, ma olen 10 aastat järjest, iga kord, kui ma märkan, et mul on toimunud see, et sisemine rääkimine on nii-öelda minu valikuta või minu tahteta peale läinud, aktiivseks läinud. Ma avastan, et siin on mingid mõtted teerlevad, ehk ma tegelikult räägin, ma avastan ennast rääkimast. Siis ma teen kohe selle tehnika. Sest minu eesmärk on see, et ma saaksin kasutada oma mälu siis, kui mul on seda vaja. Mitte niimoodi, et mälust tulevad üles suvalised mõtted suvalisel hetkel ja ma maksan nende eest siis seda 3 hinda, mida ma enne rääkisin. Ma kaotan kohaloleku, kaotan energiat ja asjad ei saa tehtud. Aitäh teile
vastuste eest, kes on siiani vastanud. Nii et see on küll väga lihtne tehnika, kuid hästi fundamentaalne. Nüüd mul on see küsimus, et te avastasite vaikuse peas. Mis asi see vaikus on? Küsin natuke teistmoodi. Kui sisemine rääkimine lõppes, ehk et sa enam ei mõelnud, kas sa minestasid, sattusid koomasse või oled endiselt teadvusega? Jah, need, kellel on pildid lahti, ma vähemalt näen, et te olete endiselt teadvusega. Keegi ei ole siin minestanud ja koomasse langenud. Eks ole, see vaikus ongi see, mida nimetatakse teadvelolek. See ongi see. Sa oled teadvel, see tähendab seda, et sa märkad. Sa teadvustad helisid, mis on su ümber, reaalseid helisid. Sa teadvustad lõhnasid, mis on su ümber, neid reaalseid. Sa teadvustad kõike, mida sa näed. Neid inimesi, neid lilli, neid taimi, mida iganes. Ehk sa oled päriselt teadvelolekus, see tähendabki, et sul on kontakt selle ümbritsevaga. Ja. Mõtlemise puhul me küll päris ei minesta ja koomasse ei lange, aga me satume sellesse oma mulli ja meie kontakt tegeliku reaalsusega tõmbub kokku nagu rosin. Descartes ütles, et ma mõtlen, järelikult olen. Meie tegime nüüd läbi praktika, kus sa enam ei mõelnud. Ja minu küsimus on, kas sa lakkasid olemast? Ei lakanud, eks ole. Vot see võib olla vahe filosoofil ja praktikal. Filosoof võib nagu hüpoteesi panna, et kui ma ei mõtle, siis ma mõtlen, järelikult ma olen olemas. Et see võiks, eks ole, viidata sellele, et mõtlemine kuidagi nagu tagab minu olemasolu. Ja mõnikord öeldakse, eks ole, et inimene on see nii-öelda mõtlev olend ja et see nagu tagab sinu eksistentsi. Aga nüüd sa said oma kogemuse, et sinu olemasolu on tegelikult tagatud sinu teadveloleku poolt. Mõtlemine on see nii-öelda optional, valiku koht. Sa võid mõelda, aga sa ei pea üldse mõtlema. Ja nüüd, kui te avastasite läbi selle tehnika, et sul on tegelikult ka võimalus olla sisemises vaikuses. Kusjuures alguses see võib olla natuke selline, nagu staatiline, sest sa pole harjunud selles olema. Kuna sa viimati olid selles vaikuses? Kui mitu aastakümmet sellest on möödas? Ehk siis, et alates lapsepõlvest me ju hakkame seal seda sisekõne harrastama. Ja see muutub nagu normiks, see muutub nagu, et elementaarne, et kõik mõtlevad kogu aeg. Aga sellist küsimust võiks enda käest ju küsida, et aga kas ma üldse pean mõtlema kogu aeg? Sest kellele sa räägid seal neid asju siis? Vaatame siit natukene nüüd edasi. Mõtted, kust need siis tulevad? Just jälle sinu isiklikku kogemust pigem vaadates, ma ei too siia sisse selliseid selliseid teooriaid või selliseid teaduskirjandusest mingeid väiteid, et vot aju teeb seda või toda või nii, vaid just nii, nagu sina avastad, et kust need mõtted tulevad. Illustreerin seda ühe sihukese küsimuse kaudu. Ole hea, hakka mõtlema longanist. Ja kui sul on nüüd natukene selline, et oota, mis asja, siis see ongi minu point. Vaata, sa ei saa mõelda sellest,
mida su mälus ei ole. See viitab sellele, et sinu mõtted pärinevad mälust. Kas on nii? Kõik sõnad õppisid sa ju mällu. Kõik asjad, millega sa elus oled kokku puutunud, on ju salvestunud su mällu. Mälu ongi ju meil see arhiiv, see sisemine arhiiv, mis talletab kõik, mida me näeme, kõik, mida me oleme kuulnud, kõik lõhnad, mida me oleme tundnud, kõik. Ja sõnad on meloodiad, mis klassifitseeruvad sinna sellesse kausta ehk mida me oleme kuulnud. Et sinu mälu on salvestanud alates sünnist kõik asjad, kõik, kus sa reisil oled käinud, milline su kodu, töökoht, mis sa oled teinud, mis sa õppisid, kes oli su klassijuhataja, kõik asjad. Ehk sinu mälu on tohutu arhiiv või võiks öelda nagu arvuti kõvaketas. Ja mida kauem sa oled elanud, seda rohkem on sinna muudkui ainult asju salvestunud. Ja kui sa mõtled, siis sa tegelikult on see mälust tulev info, mälust üles kerkiv infovoog. Ja kui ma palusin sul mõelda longanist ja kui sul ei ole mälus ei longani pilti, ei mingit teadmist longanist, longani lõhna, longani heli, mitte midagi longani kohta, no siis sa võid nagu fantaseerida. Ja okei, ma mõtlen longanist, aga no see, mida sa fantaseerid, ei ole tegelikult see longan. See viitab sellele, tulen siis siia juurde tagasi, et meie mõtlemine pärineb mälust. Siin on hästi häid küsimusi vahepeal ja ma vaatan, et võtame teema, ma püüan võtta teema läbi ja siis vastata neile. Kui ma osadele küsimustele ei jõua vastata, siis ma teen sellest sihukese lühikese video ja saadetakse või saadan ise teile selle emailiga, selle lingi sellele videole, kus ma vastan sellele küsimusele või siis panen sinna oma psühhiaater Helena Lass sellisele Facebooki kontole ülesse, sest teil on nii ägedaid küsimusi. Aga ma tulen siia mälu juurde nüüd tagasi. Kas, ma juba vihjasin sellele tegelikult, eks ole, aga kas mälus on uued või vanad asjad? Nii, Liis jõudis ette kõige esimesena vanad. Ehk ma enne ütlesin, et mälus on kõik see, mis sinna ju on salvestunud, see, millega sa oled kokku puutunud. Ja. Ehk seal on vanad asjad, seal on need asjad, mida sa oled juba kas näinud, kuulnud, noh, sul on olnud mingi kokkupuude ja see on salvestunud sinna, mälu on nagu arhiiv, nagu kõvaketas, nagu pank. Ja. Ehk mälus on vanad asjad. Kõik see, mida sa siis, noh, ma ei taha öelda ainult, et tead, sest seal on ka palju muud. Kui sa reisil käid, siis kõik need kogemused sealt, see hotell, see mererand, need kivid, need kohvikud, kõik see on seal mälus. Ja sa võid neid meenutada. Põhimõtteliselt. Mälust kättesaadavus, see on muidugi teine teema, mitte alati me ei saa mälust kätte kogu seda infot, mida me tahame või vajame. See arhiiv on tohutu. Ja. Aga see ei ole niivõrd sageli meil see probleem. Palju sagedam probleem on see, et mälus olev info lekib. Lekib iga päev sul ülesse. Ja võt need ongi need suvalised mõtted. Teed oma tööd ja järsku avastad, jälle ma mõtlen sellest. Püüad, oli mingi konflikt näiteks või sõnelus kellegiga, kas siis elukaaslane või laps või võib-olla sõbranna või sõber või kolleeg, ühesõnaga oligi mingi sõnelus kellegiga. See sõnelus sai läbi. Nüüd on täiesti uus olukord, sa oled teises kohas ja siis sa seal paned näiteks saapaid jalga ja avastad, et sa jälle mõtled sellele.
hea, kui avastad, mõnikord on niimoodi, et mõtled tundide viisi juba ja siis alles avastad. Ja see on see mäluleke. Ja, kus see informatsioon, mis on mällu salvestunud, lekib ülesse. Nagu sõelapõhi nii-öelda. Ja vot see on probleem. Meil ei ole õpetatud, kuidas seda meeletut arhiivi hallata. Kuigi see oleks väga tähtis. Ja. Nii et mälus on vanad asjad. Ja kui mälust nüüd kerkib kogu aeg üles informatsioon, infovoog, mida me nimetame mõtlemiseks, ja see kerkib niimoodi üles, et see tuleb üles selline info kui potentsiaal ja siis ta, kuidas ma ütlen, helitub läbi meie häälepaelte. Ehk siis me kuuleme oma mõtteid. Ja. Nüüd ma olen korra veel selle juures, et mälus on vanad asjad. Kui sa pidevalt viibid oma mõtetes, ehk su fookus on mõtete peal ja kus meil mõtted tavaliselt kogemuslikult on, kas seespool nii-öelda pead või väljaspool pead? Kus sa koged oma mõtteid? Sees. Aitäh, Liis, kaasa rääkimast. Just, seespool pead ja enamasti siin üleval. Ja. Et kui sa oled oma mõtetes, siis tegelikult see tähendab seda, et sinu fookus on suunatud sisse ja siia ülesse, ehk sa tegelikult jälgid mõtteid. Sul on ülevaade oma mõtetest ja sa oled nagu üks sihuke nagu eriti selline tähelepanelik jälgija, kes ja hiljem sa oskad, näiteks kui ma küsin, mida sa mõtlesid, oskad sa mulle anda ülevaate. Näed, ma mõtlesin sellest. Ehk sa jälgid mõtteid. Ehk su fookus on tegelikult mõtetel. Ehk siis, et mitte sina, et sa ei ole oma mõtetes, vaid sinu fookus on mõtetel. Aga mida see siis tähendab, kui see fookus on siin sees ja siin üleval? Kas samal ajal saab sinu fookus olla siis kuskil väljas, näiteks inimesel, kes on sinu ees, et teda kuulata? Või autol, mis läheb siit, kõnnid seal tänaval, fookus on sees mõtetel ja sa oled tegelikult tänaval liikluses. Kas siis samal ajal saab olla su fookus siin jälgimas, kus autod sõidavad, et sa ohtlikusse olukorda ei satu? Ei saa, seepärast seda nimetatakse, et sa oled oma mulli sees. Fookus meil küll liigub tohutult kiiresti, nii et ta sageli pendeldab sisse-välja. Aga kui me nagu zoomime sisse ja uurime hästi detailselt, siis me saamegi avastada, et ta pendeldab just nimelt. Et ta ei ole korraga sees ja väljas, vaid ta on kord sees, siis väljas, kord sees, siis väljas. Nii et tänu sellele, et ta vahetevahel ikkagi välja hüppab, siis me ei jää auto alla. Ja. Aga ühesõnaga ta püsib pidevalt sees ja siin sees on need vanad asjad. Ja vot see ongi see, mida sa koged, et see elusus on kadunud. Sa nagu närtsid ära selle pärast, et sa oled kogu aeg vanade asjade keskel. Kõik, mis on juba olnud, kordub, siin mõtetes ei ole midagi uut, sa võid kombineerida vanu mõtteid, aga nad on ikkagi kombinatsioonid nendest vanadest asjadest. Uus ja värske kogemus, elamus ja teadmine tuleb alati siis, kui me viime oma fookuse ümbritsevaga kontakti. Uus info või uus kogemus võib tulla inimeselt, kes on sinu ees või raamatust, mis on sinu ees või taimest, mida sa praegu vaatled või helist, mida sa praegu kuulad. Või mingist uurimusest, mida sa jälgid. Sealt tulevad uued asjad. Nii et mõtlemine on tegelikult selline nagu peibutus või väga peibutav tegevus, sest jääb mulje, et sul on kogu aeg midagi uut siin sees. Ja miks see mulje jääb, sest siin kogu aeg ringlevad need mõtted. See on nagu see AK uudiste riba. Kuna ta kogu aeg ringleb, siis sa kogu aeg nagu, püüad teda nagu lugeda, et äkki sealt tuleb midagi uut. Vot samasugune lõks
on siis, kui sinu fookus püsib mõtetel. Siin jääb siuke mulje, et siin on mingi uudsus kogu aeg, sest siin on ringlemine. Tegelikult ringleb siin kogu aeg need vanad asjad. Ja vot see on see, kus sa tunned, et kõik on nagu vana, kõik on rutiin, ja siis öeldakse, et et iga hetk on uus, ehk siis, et tegelikult siin ümbritsevas maailmas toimub kogu aeg midagi uut. Päike on teise nurga all, tuul puhub teistmoodi, inimestel on teistsugune emotsioon, teistsugune ilme näol, kogu aeg on midagi uut. Aga me sageli ei märka seda, sest me oleme vanade asjade keskel. Ja vot see ongi see, kui elusus tuhmub, tekib rutiin ja selle rutiini looja on see mõtlemine. Lisaks sellele on hästi oluline teada, et vaata, võtame sellise uurimuse mõtetest, võtame seekord mitte sõnadest, vaid võtame pildidest. Meenuta oma suvilat või maakohta või mingit lemmikkohta, kus sa suveti käid. Ja pane tähele, et sul tekib nagu, nii-öelda nagu pilt silme ees. Sa tead, kus on seal see, kas õunapuu või kui see on see mere äär, et kus on see mere äär ja see kallas ja on sul pilt silme ees. Pane tähele, kas sa praegu asud seal kohas või asud sa praegu siin selles toas, kus sa oled. Imelik küsimus. Aga vaata, siin on point. Kui sa meenutad seda suvilat või maakohta, siis sul tekib mälust ju tuleb see info, eks ole. Mälust tekib pilt silme ette ja see pilt on virtuaalne. Selles mõttes virtuaalne, et kui sa praegu seal maakohas või mere ääres ei ole, siis on sul 2 reaalsust nii-öelda kohakuti. Üks on see füüsiline reaalsus, kus sa praegu oled, see tuba, kus sa oled. Ja nüüd on sul olemas veel konkureeriv virtuaalne reaalsus. See suveti käimise koht, mis tuleb su mälust. Nii et mälu, kui nüüd rääkida näiteks piltidest, loob meile virtuaalset reaalsust. Ja kui sa oled pidevalt oma mõtetes, siis sa oled tegelikult nii-öelda virtuaalses reaalsuses. Sul on sageli heli, ehk siis see mõtete heli on virtuaalne, see ei ole ju need helid, mis tulevad sinu trummikilest väljaspoolt, vaid mõtete helid on ju trummikilest seespoolt. Sul on heli ja sul võib olla pilt ka silmade ees. See, nagu ma praegu palusin, et näiteks, et meenuta seda suvilat ja asja. Et sul on nagu see VR kogemus, see virtuaalreaalsuse kogemus, sul on nagu prillid ees, kust tuleb pilt, mis ei ole sinu päris reaalsus ja sul on nagu heli ka kõrvas, kõrva need nii-öelda tropid ka, või kõrvaklapid. Ja. Ma praegu palusin teil meenutada midagi hästi süütut, ehk see maakoht ja nii, et illustreerida. Aga mis on näiteks sellise olukorraga, kus sa mõtled oma mingisugusele, mingile olukorrale, mida sa kahetsed? Kas sul on selliseid olukordi, kus sa tegid midagi juba päris ammu ja sa kahetsed seda? Ja siis sa mõtled sellele nüüd, kust see tuleb? See tuleb mälust. Ja kui sa mõtled sellele asjale, mida sa kahetsed ja mida sa ammu tegid, siis kas sul on pilt? Kas sul on pildiga see asi, ehk sul on näiteks see inimene, kellele sa kas ütlesid midagi või mingi koht, kust, ma ei tea, sa ära läksid või tegid seal midagi. Et võib-olla sul on pilt. Ja kas sul on ka heli, ehk sul on ka mõtted? Ja mis ma seal tegin, kas ma oleksin pidanud tegema, miks ma küll niimoodi tegin, ma ei saa kunagi sellest lahti, mul on igaveseks see nii-öelda piin, mida ma tegin, mida sa kahetsed. On sul heli ja pilt. Ja osad teist ütlevad, et sisetunne, emotsioon ja kui meil kerkib üles informatsioon ja isegi kui ta kerkib üles ainult mälust, siis informatsiooniga paaris käivitub alati emotsioon. Nii et meil tekib veel järgmine nähtus ka siia, emotsioon. Lisaks meenutusele, mis võib olla pilt ja heli.
jah. Aga püsime praegu selle pildi ja heli juures, see emotsioon on väga kaalukas teema, aga see ei ole meil tänane fookuse teema. Nii et see pilt ja see heli on ka virtuaalsed. Vaata nüüd, kui palju päeva jooksul sa veedad aega nii-öelda virtuaalses reaalsuses. Kas siis mõtteid kuulates ehk helisid kuulates või erinevaid meenutusi läbides. Aga võib-olla ka ettekujutlusi, sest ka ettekujutlused on ju, mälust sa võtad info ja kujutad ette stsenaariumeid, et see võib-olla läheb nii või nii või nii. Kokku summa summarum, kui palju sa veedad seal virtuaalses reaalsuses? Kuidas sulle tundub see, kas on see väike või suur number? Vähemalt 90% valdav osa päevast, välja arvatud uneaeg, see on ju kolossaalselt suur aeg tegelikult. Liigagi palju, just nii nagu Liis kirjutab. Kahjuks. Ja mida see siis tähendab omakorda selle füüsilise reaalsuse kohta? Et sellega juhul, kui me oleme siis nii-öelda 90% ajast virtuaalse reaalsusega kontaktis, siis jääb ju ainult 10% ajast olla füüsilise reaalsusega kontaktis, kui sedagi. Samas, kui nüüd küsida, aga kus kulgeb meie suurem osa meie elust? Kas sa tahadki elada seal mälus? Vaadata neid vanu asju, kuulata neid vanu, nii-öelda vanade sündmuste nii-öelda kirjeldusi ehk mõtteid. Ja vot selle jaoks oligi see mõttevaikuse tehnika, et kogu see mälust kerkiv vähemalt siis selline heliline sõnadega voog lakkaks. Et sa ei räägiks enam. See on üks tehnikatest, neid tehnikaid on meil tegelikult päris mitu. Aga selle mõttevaikuse tehnika eesmärk on omakorda tuua esile see vaikus. Ja vot see vaikus on tegelikult isegi et suurem väärtus, kui see, et mõtted lakkavad. See vaikus on nagu uus platvorm. See vaikus on sinu teadvel olek, ehk see on nüüd see võimekus sinus, mis võimaldab sul luua kontakti kogu ümbritseva maailmaga. Hakata ümber ehitama seda 90%, 10%. Hakata suurendama seda 10% osakaalu. Sest vaata, kui sinu mõttevoog seestpoolt vaibub, siis nüüd ei ole fookus enam siin muudkui seda uudiste riba ehk neid pidevaid mõtteid jälgimas. Nüüd saab see loomulikult vabaks ja saab liikuda ümbritsevale. Ja nüüd sa saad taastada kontakti. Ja vot siit leiad sa uued teadmised, sellised igasugused nii-öelda, kuidas ma ütlen, kohvi on kohvi maitsega, rosin on rosina maitsega, sa avastad uuesti elu enda jaoks ja see ongi see elusus. Kas mõttevaikuse tehnika jaoks, ühesõnaga, kas selleks, et lõdvestada häälepaelu, peab olema mingi eriline olukord? Või saad sa lõdvestada oma häälepaelad, näiteks ka siis, kui sa kõnnid? Kas sa saad lõdvestada oma häälepaelad, kui sa kuulad teist inimest? Kas sa saad lõdvestada oma häälepaelad, kui sa lähed metsa jalutama? Et kuulata linde ja tunda seal samblalõhna? Kas sa saad lõdvestada oma häälepaelad, kui sa triigid või pesed nõusid? Kas sa saad lõdvestada oma häälepaelad, kui sa, ma ei tea, vaatad mingit, kas siis horisonti või mingit, ma ei tea, etendust? Mõtlemisega on hästi palju meil selliseid sisse õpitud, kuidas ma siis ütlen nende kohta, võib-olla veendumusi on see õige sõna. Et näiteks, et kui ma ei mõtle, siis ma jään rumalaks ja sellist tüüpi asju. Mina ütleks niimoodi, et kui ma mõtlen, siis ma olen oma mullis
ja minu ainukene infoallikas on sellisel juhul mälu. Aga mis asjad sul seal mälus on? Kas sul on seal lahendus igale eluolukorrale? Või ongi probleem selles, et sa püüad igat eluolukorda lahendada liiga ühel samal viisil, ehk see on mingi korduv käitumismuster? Need asjad, mis sul seal mälus on, no need sul seal mälus on. Ja kui sa püüad nagu justkui mõtlemise käigus, tulla mingi uue idee peale, siis kuidas see võimalik on? Kui sa kasutad vanu asju ehk mälus olevat, et leida mingit uut lahendust. Kindlasti teil on neid kogemusi, kus sa püüad seda teha, mõtled, pea suitseb otsas ja ühel hetkel lihtsalt nagu loobud. Aitab küll, lähen jalutama või lähen duši alla või lähen teen midagi, enam ei jaksa mõelda. Ja siis sa taipad, kuule, niimoodi võiks teha. Seda võiks öelda. Mis juhtus? Sa lõpuks ometi, sest sa lihtsalt kurnasid ennast niimoodi selle mõtlemisega ära, et loobusid korraks, tekkis väikegi vaikuse moment. Ja nii kui sa paned ennast, annad ennast vaikuse kätte korrakski vaid, tekib sul taipamine. Ehk vaikus on tegelikult selline aarete laegas. Sealt tulevad need taipamised. Sellepärast Arvo Pärt ütleb, et ta istub vaikuses. Ja ta on geniaalne. Mitte rumal. Ei saa öelda, et vaikuses istumine teeb meid rumalaks. Ja. Vastupidi, see avab täitsa uued võimalused. Natukene avan veel seda tehnikat, et anda kaalu juurde sellele häälepaelte lõdvestamisele. Teeme selle kõigepealt korra veel uuesti läbi. Teeme nii palju, kui me suudame täna ja mul on üks tehnika veel teile selline hästi fundamentaalne. Püüa nüüd nii, et sa ei võta mingit eraldi aega, sest see ei ole esimene kord, kui sa nüüd seda teed. Lihtsalt ütle või a või õ mõttes, et tunda korra häälepaelte asukohta. Ja siis lõdvesta see piirkond, lõdvesta need lihased, lõdvesta häälepaelad. Ja anna sellele vaikusele nagu oma väärtus, selles mõttes väärtus, et tea, et see on tegelikult see. See on teadvelolek, siit tulevad taipamised. See on selgus, sest rahutus, need sebivad mõtted on lõppenud. Sa võid vaadata, kui kaua see vaikus sul püsib. Kindla peale osadel teist juba ammu mõtted käivad. See, et mõtted käivad, on autopiloot. Kõik, mida me kordame elus, ühel hetkel varem või hiljem automatiseerub. Kui palju oled sa korranud seda impulssi või soovi kirjeldada? Ma enne rääkisin, et rääkimine on tegelikult kirjeldamine. Ja kui rääkimine kolib sissepoole, siis see kirjeldamine kolib sissepoole ja me nimetame seda sisekõneks ehk mõtlemisel. Nii et osadel teil siis on juba mõtted käima läinud ja see on autopiloot. Ja nüüd on lihtsalt küsimus, et kas sa lasedki autopiloodil defineerida oma elu, oma päeva või sa võtad ette? Sa võtad midagi ette ja see, mida sa ette saad võtta, on see, et sa hakkad andma uusi impulsse. Impulss lõdvestada häälepaelad. Ehk sinu soov on, et praegu ei toimuks rääkimist. Ja niimoodi sa õpetad ümber selle autopiloodi. Ja ühel hetkel, kui sa seda oled teinud, kuidas ma ütlen, piisava aja, sest igalühel võib see erinev olla, avastad sa, et sinu
mõtlemine ei hakka enam peale niimoodi automaatselt, vaid sul hakkab nagu loomulikumaks muutuma see, et sul on siin loomulikuna on pigem see vaikus ja kui sa tahad mõelda, ehk sa tahad pöörduda mälu poole ja midagi nagu kirjeldada, kasutada mälus olevat informatsiooni, et midagi kirjeldada. Et kui sa tahad seda teha, siis sa saad seda teha. Ja kui sa ei taha seda parasjagu teha, siis mälu ei pressi sulle peale infot, mida sa satuksid nii-öelda kirjeldama ja mõtlema. Et sa õpetad ümber. Ja minu küsimus on, et kes see teine seda sinu sees saakski teha peale sinu. Nii et olulisem kui mingi nipp või trikk on see, et me saame aru, mismoodi meie mälu on nagu see arhiiv või see baas, mis toodab mõtlemist ja kes meie siin oleme, et me oleme selle infovoo nagu märkajad. Me märkame, et see info mälust tuleb. Aga sina ise ei ole see mõte ju. Ja vot sellest sünnib näiteks seesama tehnika. See avastus, et aga ma ju räägin. Aga rääkimiseks on vaja ju häälepaelu. Mis siis saab, kui ma häälepaelad lõdvestan? Voilà! Vaat kui huvitav. Rääkimine lakkas. Ja siin on veel paljugi erinevaid tehnikaid, mis saavad sündida sellest arusaamisest. Neil on igalühel natukene erinev nüanss ja koht. Ühe me jõuame sellise mõtlemisega seoses veel läbida, enne kui me täna lõpetame. Nii et selle mõttevaikuse tehnikaga me teeme tegelikult midagi väga fundamentaalset. Me ei püüa muuta negatiivseid mõtteid positiivseteks. Sest kui me nüüd võtame siia juurde selle teadmise mälu kohta ja et mälus on kõik asjad, mis sinna on salvestunud, siis kui sul on salvestunud mingi negatiivne sündmus, kuidas sa saaksid selle muuta positiivseks sündmuseks? Et see on juba salvestunud sinna. Mis point on püüda nüüd nagu läbi mõtlemise seda kuidagi nagu, et jätta nagu teha selline kamuflaaž, et seda pole tegelikult nagu olnud ja siis muuta see kuidagi positiivseks. Isegi kui sa looksid mingi positiivse tõlgenduse sellest sündmusest, kas see originaalne sündmus, mis salvestus ja mis oli negatiivne, on endiselt seal alles? Nii et kuna kõik see, mis on salvestunud, on sinna juba salvestunud, siis ei ole mingit pointi hakata püüdma tegema võimatut. See on umbes nii, et sa oled juba joonistanud sinise vildikaga ja nüüd sa püüad ette kujutada, et see on tegelikult kollasega. Ja isegi kui sa sinna kollasega peale joonistad, see sinine vildikas on ikkagi sinine vildikas. Sinise vildika puhul ta võib-olla muudab natuke, läheb rohekamaks, on ju, aga mälu puhul on see nii, et see originaalne sündmus, mis sinna salvestus on salvestunud nii, nagu ta on salvestunud. Küll aga meie mälu salvestab 24/7, mis tähendab, et see sinu püüe kuidagi lisada sellele vanale salvestusele mingi positiivne hõng, see salvestub ka sinna. See on siis nagu sul on üks suur ploom seal ja siis sa lisad sinna ühe väikese, mis see siis võiks olla, hernes, näiteks. Et sa nagu lisad sinna midagi, aga see hernes ei muuda seda ploomi kuidagi mingiks muuks asjaks. Ploom on ikka ploom ja see on see negatiivne sündmus seal. Nii et selle asemel, et püüda kuidagi võidelda mõtetega või neid ümber tõlgendada või muuta ühtesid kuidagi teisteks, me pigem keskendume arusaamisele, et mõtted on info kerkimine mälust. See ongi ainult info kerkimine mälust. Kas sa kardad oma mälu? Kui sa võtad nii, et see mälu on üks tohutu arhiiv, kuhu on salvestunud info, kaust, osa sellest infost on nähtav ehk visuaalne, osa on heli, osa on maitse, osa on lõhn. Kas sa kardad neid salvestisi? Kui ma niimoodi küsin, siis see tundub üsna imelik neid karta, eks ole. Aga vot selline ongi see selline illusioon, mis meil tekib.
Et kui mälust ülesse kerkib midagi negatiivset, et siis me hakkame seda nagu kartma. Aga tegelikult on see lihtsalt üks kaust, mis lahti läks ja sealt tuli info ülesse. Noh, nii et sinu teadvusesse. Nii et me ei muuda negatiivset positiivseks, vaid mida me selle mõttevaikuse tehnikaga teeme, on, et me lõpetame info kerkimise mälust üleüldse. Ükskõik, on see korduv mõte, on see 100. mõte, on see negatiivne mõte, tegelikult isegi olgu see positiivne mõte, sest ka positiivne mõte röövib kohaloleku ehk paneb sind oma mulli. Ka positiivne mõte teeb seda, vahet ei ole, mis sisuga see mõte on. Röövib su energiat, ehk sa kasutad energiat selleks, et seda nii-öelda mõtet alal hoida. Ja sul jäävad asjad tegemata. Kui sa teed samal ajal füüsilisi asju või kohe pärast seda positiivset mõtet, siis on see hea. Aga kui sa mõtled omale terve, nagu kuidas see ütlus ongi, et mõtetes lood terve linna, aga kätega ei tee kärbsepesagi. Kuidas see linnupesagi või kuidas see ütlus oli, vanasõna? Ja, et siis positiivsed mõtted võivad olla ka väga siis sellised hunt lambanahas. Jätavad mulje, nagu sa oleksid midagi teinud. Nii et selle jaoks on siis mõttevaikuse tehnika, et see mõtlemine kui masinavärk, kui sa kujutad ette mõtlemist kui nagu mingit veskit, mis muudkui jahvatab, muudkui masin, mis kogu aeg nagu käib. Ükskõik, kas need terad on siis need positiivsed mõtted või negatiivsed mõtted või mis mõtted või analüüsi mõtted või mingis üllal eesmärgil mõtted, ta ikkagi jahvatab kogu aeg neid terasid ja see on nagu see veski, see on nagu see masin, mis kogu aeg käib. Käib ja seal on see, masinamüra ja see energia, mis kulub ja sa oled kogu aeg selle masina lummuses nagu selles oma mõttemullis. Mõttevaikuse tehnikaga see veski korraks nagu on shut down, lõpetab töö. Ja sa saad üle pika aja nagu rahu sellest veskist. Nii, üks selline hea ja oluline nüanss siin on, kui on nii-öelda mure nende mõtete pärast või ärevus nende mõtete pärast. Siin on üks selline avastamise tüüpi tehnika, mida ma saan teiega läbida. Ja see käib ka läbi küsimuste, et mina õpetan läbi küsimuste enamasti, sest siis sina saad taipamise või isikliku praktika. Ja isiklik praktika on see, mis jääb sinuga. Kui mina lihtsalt ütlen, et tee nii, tee nii, tee nii, annan sulle soovitusi või panen bullet point'id, siis see jääb nagu kellegi teise nagu soovitus ja ei tule sinu nii-öelda luudesse. Nii et teeme siis läbi küsimuste järgmise huvitava avastusliku siis sellise praktika. Küsimus on nüüd sellest, et ole hea, meenuta tänast hommikusööki. Ja ma küsin su käest sellel ajal, kui sa meenutad seda hommikusööki, kuna sa teed meenutamist? Pange mulle, olge head chati. Kuna sa teed meenutamise tegevust? See info, mida sa meenutad, on mälust. Aga kuna sa meenutad praegu, pudersalatiga, praegu, super. Nii et meenutamine ei ole see, et sa lähed minevikku, vaid meenutamine on see, et sa lähed praegusel hetkel mälus teatud kausta juurde. Kui sul on probleemiks see, et sageli sa kipud, et need probleemsed kohad on kas siis see, et sa meenutad mingeid konflikte või asju, mis läksid valesti või asju, mis oleksid pidanud toimuma, aga ei toimunud. Ja näiteks ühesõnaga sa nagu ei saa nagu minevikus toimunust rahu.
Ja olgu see minevik kas või eile näiteks, kui läksid tülli või üleeile või millal iganes. Et kui sa ei saa nagu rahu, siis kui küsida endalt sellel hetkel, kui sa meenutad seda asja, et kuna ma seda teen, siis sa avastad, et ma praegu teen. Vot selle avastusega, see ongi nagu tervendav või terapeutiline avastus, ehk sa avastad, et seda asja ei toimugi praegu. Ma tegelen praegu hoopis mälu vaatamisega. Et see on juba ammu ära toimunud, see on mälus. Vaata, mälu ei saa ümber veenda, ei ole mõtet ümber veenda, et see ei toimugi praegu, ma ei peagi seda üldse meenutama, miks ma ikka seda meenutan, see ei tööta. Sest sa kasutad mõtlemist ehk mälu selleks, et muuta mälu. Mis töötab, on see, et sa avastad, et mis toimub praegu. Ehk siis siin on sul siis see, mida me rääkisime, et see virtuaalne reaalsus, eks sa meenutad seda, mida ma palusin teil teha läbi hommikusöögi, siis sul kerkib see virtuaalne, eks ole, mida sa sõid, võib-olla pilt ja võib-olla lihtsalt loetled enda jaoks, mis sa sõid. Aga sama kehtib ka mingite muude meenutuste kohta. See tüli, see konflikt, see asi, mis juhtus halvasti, see koht, kus sa koperdasid, see koht, kus keegi ütles sulle mingi negatiivse sõna, see, kus sind vaadati alt kulmu, see, kus sa seal värisesid ja pabistasid ja mõtlesid, et kuidas ma selle olukorra üle elan. Need on kõik meenutused, nad on kõik selles mõttes ühe maitsega. Et üks meenutus ei ole kuidagi erilisem kui teine meenutus, nad on mälust salvestatud kui nagu nii-öelda ühed ja nullid, see. Ja kui sa avastad, et mis tegelikult praegu toimub, praegu ma olen siin toas, siin on praegu vot see taim ja siis ma ei tea, eks ole, see kapp ja aknast on see vaade. Ehk et kuna ma meenutan, ma teen seda praegu, see toob selle võrdpildi, mis toimub praegu ja et see on ju meenutus, see on mälu. Sama on ettekujutlusega. Ole hea, kujuta ette, mida homme hommik sinult, mida toob homme hommik sulle, et mis sa tegema hakkad, et lähed sa tööle või oled sa kodus. Ja nüüd ma küsin su käest uuesti, kuna sa teed ettekujutlemist? Just nimelt, ka praegu. Nii et kui sa kujutad ette endale mingeid õudukaid ja avastad, et ma teen ettekujutlemist, ma teen seda praegu, siis on see sõna praegu viitabki sellele, et aga vaata, mis siis toimub praegu. Tee oma silmad nii-öelda lahti sellele füüsilisele reaalsusele. Nii-öelda vaata läbi sellest virtuaalsest reaalsusest. See ettekujutlus on ju mälust üles kerkinud, see virtuaalne pilt. Et seda asja ei toimugi praegu. Et see on mälu ettekujutluse funktsioon. Nii et tegelikult meil ei ole probleemi ka tulevikuga. Vaid meil on probleem sellega, kuidas me kasutame oma mälus olevat selleks, et luua potentsiaalseid stsenaariumeid. Aga sageli need potentsiaalsed stsenaariumid muutuvad tähtsamaks kui reaalsus ise. Ja vot siis, kui see rõhuasetus nii-öelda muutub, on meil probleem. Hakkame vaikselt lõpetama, aga ma nüüd jagan teiega jälle oma ekraani. Me võtame siit ühelt poolt võtame natuke kokku ka seda, et me läbisime selle väga intrigeeriva osa, et mõtlen, järelikult olen. Ja te avastasite, et te olete olemas ka siis, kui te ei mõtle. Nii et mõtlemine ei defineeri teid, vaid on olemas ka mingi uus territoorium, mis avaneb just nimelt teisel pool mõtlemist. Mõtete taga, vaikusest. Et mõtted on mälust üles kerkiva infovoog.
ja ei midagi enamat. Ja tavaliselt me läheme siis väga leili nii-öelda selle infovoo peale. Sa mõtled, et issa, mida ta mulle ütles, kuidas ta sai niimoodi öelda. Ja need on tegelikult kõik see, mis aktiveerub mälust ja sa elad seda tormi siin seespool läbi. Ja kui sa küsiksid, et aga kuna ma meenutan või kuna ma kujutan ette ja avastad praegu, et sa oled tegelikult praegu mingis hoopis teises keskkonnas, siis sa saad sellest virtuaalsest reaalsusest läbi murda. Nüüd mõtlemine ehk mõtted on sageli selleks infoks, millega paaris käivitub emotsioon. Ja see lisab õli tulle, sest emotsioon iseenesest on nüüd eriti kaalukas faktor ja eelmistes koha peal peetud loengutes olen ma õpetanud emotsioonide vabastamist. See on ka üks võtmetehnikatest. Emotsiooni vabastamine tähendab seda, et see informatsioon ja see emotsioon, nende side nagu seotakse lahti. Et seda infot meenutades või mõeldes see emotsioon automaatselt ei käivituks. Et oleks selline normaalne tasakaal ja selgus säiliks. Ja mida ma alguses mainisin, aga toon selle ikkagi välja, sest kuidagi kirjalikult see tundub selline kaalukas, et iga mõttega katkeb kohalolek. Kuigi, kui minna nagu keerulisemaks, siis võiks ju öelda, et vaata, sa meenutad ka praegu, nagu sa avastasid. Sa mõtled praegu. Sa kujutad ette praegu. Ehk iseenesest ka need protsessid, meenutamine, mõtlemine, analüüsimine, ettekujutlemine, ka need toimuvad ju praegu. Ehk et siinsamas, kohalolekus. Mida me siis kohalolekuga üldiselt silmas peame, on kohalolek selle füüsilise ehk päris reaalsuse jaoks. Selle reaalsuse jaoks, kus sul on päris kontaktid, päris inimesed, kus sul on füüsiline keha, kus sul on päriselt kas kõht täis või tühi, kus sul on päriselt vaja raha teenida, päriselt vaja katust pea kohale saada. See kohalolek füüsilise maailma jaoks. Vot see katkeb. Ja sa oled siis nii-öelda virtuaalses maailmas, mälu ja mõtlemise loodud maailmas, mis on tegelikult vanadest asjadest koosnev, elutu, sest ta on ainult info, nagu ühed ja nullid, ja võtab sind oma lummusesse. Meie viimane tehnika täna on märkamise pikendamise tehnika. Selle tehnika nimi kirjeldabki seda, mis on see tegevus selle tehnika puhul. Ma enne küsisin teie käest, kui pikk on märkamine. Ja võimalik, et sa siis avastasid ja kui siis mitte, siis ole hea, avasta praegu, kui kaua kestab tavaliselt märkamise hetk. See on enamasti üsna üürike, eks ole. Kord märkad seda, siis seda, siis seda. Aga selle märkamise hetkel, pane tähele, kas sul märkamise hetkel on peas vaikus või helid. Helid tähendab siis sõnad ehk meloodiad ehk sildid. Kas märkamise hetkel on helid või on vaikus? Ole hea, pane mulle chati. Sa võid seda teha mitu korda, märgata ühte asja, teist asja. Ja proovi teha nii, kui sul on keeruline seda avastada, kas on vaikus või helid. Et nii kui sa märkad, et mingi mõte hakkab tulema, viid sa oma pilgu kohe järgmisele asjale või kuulad midagi teist. Nii et sa püsid märkamises. Et sa nagu pikendad märkamist ja pane tähele, kas on vaikus või helid. Ja ma arvan, et osad teist siis, nagu ma näen, avastasid, et märkamise enda hetkel on sul tegelikult peas vaikus. Ehk jällegi märkamine on teadveloleku mikroesinemine. Selleks 3 sekundiks, mis sa tavaliselt märkad, mikroesinemine sinu elus. Kohe, kui sa oled selle asja ära märganud, nüüd aktiveerub see tohutu arhiiv, mida me kutsume mäluks ja nüüd tulevad mõtted ja hakkavad kirjeldama, mida sa kõike märkasid.
Aga enamasti see kirjeldamine on nii, et sul on suu kinni ja see on lihtsalt sisemine rääkimine. Sa kirjeldad üle seda, mida sa juba tegelikult hetk tagasi märkasid. Püüad seda nagu sõnadesse riietada. Vot see tehnika seisnebki selles, et sa jäädki märkama. Mis erinevus on, et vaata, kui sa märkad, on sinu fookus suunatud välja. Kas ettepoole, kus on sinu visuaalne maailm, et kõik see, mida sa näed, kui sa keerad pead, eks ole, et mida sa muud näed, aga ka läbi kõrvade ja siin võivad helid tulla sul ju ka selja tagant. Eks sa märkad helisid. Mõnikord me oleme niimoodi kõrvad kikkis, et me märkame niimoodi, kuuleme ka see, mis on selja taga, kui keegi seal krõbistab või midagi uksega lõgistab või paugutab või kui keegi kortermajas elab, et kes see seal kuskil 5. korrusel radiaatori peale klõbistab, eks ole. Eks sa märkad ka helisid. Ja vot sellel ajal on sinu teadvustamise fookus kuhugi suunatud välja ja füüsilisse reaalsusesse. Ja kui sa avastad, et siis sa teadvustad ümbritsevat maailma, ehk sa viid ennast ise nagu kontakti ja kaasnähtusena on sisemine vaikus. Mis siis sageli juhtub, on nüüd see, et sinu fookus tuleb tegelikult sisse tagasi. Sa märkad mingit asja, su märkamine on seal 3 sekundit ja nüüd see tuleb tagasi sisse, see fookus, ja su fookus hakkab hoopis märkama mõtteid. Ja nüüd sa hoiad fookust sees ja nagu nii-öelda kuuled seda rääkimist siin sees. Kui sa paned proportsioonidesse, et kui suur on see proportsioon, et kui kaua sa midagi märkasid, tõenäoliselt siis 1, 2, 3 sekundit, ja kui kaua sa nüüd võid sellest nii-öelda mõelda. Ja kui sa nüüd mõõdad neid proportsioone, et isegi kui sa mõtled, eks ole, minuti sellest asjast, siis 3 sekundit versus minut. Nüüd selle tehnika eesmärk on see, et nii kui sa paned tähele, et su fookus tahab liikuda sisse sellele sisemisele rääkimisele, siis sa viid oma teadvustamise siin väljaspool füüsilises maailmas mingile järgmisele objektile, aga ei lase tal sisse liikuda, ei lase tal tulla siia sellele virtuaalsele reaalsusele, mõtetele, mälust üles kerkivale infole. Ehk sa jätad ennast kontakti tegelikkusega. Ja see on teistpidine tehnika esimesele mõttevaikuse tehnikale. Mõttevaikuse tehnikaga sa satud sellisesse sisemisse vaikusesse, mis on selline, ütleme, staatiline. Aga see on selline tehnika, kus sa kasutad oma teadvustamist mitte staatilises, vaid dünaamilises vormis, ehk teadvustamine ongi märkamine. Ja sa kasutad seda märkamist kui hüppelauda, et püsida kontaktis füüsilise maailmaga ja mitte pidada oluliseks fookuse langemist mõtetele, mis mälust üles kerkivad. Eks sa ei too teda sisse, seda fookust sisse. Ja seetõttu püsib sul vaikus. Ja see märkamise pikendamine tugevdab sinu kontakti elususega. See on teadveloleku siis dünaamiline või praktilise kasutamise vorm, kus sa hakkad hästi nii-öelda, kuidas öeldakse inimeste kohta, kes nii-öelda tabavad lennult. Sa oled kontaktis, sa saad kohe aru, millest on jutt. Ja see on selline arusaamise võime paraneb, kui sa hoiad seda märkamist väljaspool. Ja ka niimoodi siis jah, kaasnähtusena koged sa sisemist vaikust. Nii, meie aeg on läbi saanud ja ma lõpetan oma ekraani jagamise. Tänan teid kõiki osalemast ja kaasa töötamast ja minuga järgmised webinarid
toimuvad siis 29. aprill teemal ärevus siinsamas online'is ja teil on võimalus tulla ka koha peale nii-öelda minuga kohtuma ja see toimub siis meil, kas see oli nüüd 6. mai ja seal on meil teemaks läbipõlemine. Ka sinna saab registreeruda. Kui see saal hakkab väga täis saama, siis ühest hetkest läheb see registreerumine kinni. Aga mul on veel üks väikene info, et kui te nüüd avastasite enda jaoks, et need ei ole sellised nipid ja trikid, vaid aitavad teil paremini aru saada, mis sinuga toimub. Ja sellest tegelikult sünnivad kõik sellised nagu olulised tehnikad. Ma väga soovitan, et te jääte neid tehnikaid kasutama, neid arusaamiseid kasutama, aga ma tean, et osad teist on kindlasti mõelnud või kuidas ma ütlen, soovinud, et oleks mu elu ometigi nagu kergem või parem või tuleks mingi nagu teadmine ja oskus, kuidas neid asju lahendada, näiteks pidevat mõtlemist ja analüüsimist ja planeerimist, sest üks asi viib teiseni. Siis praegu on see nii-öelda raudkuum, ehk praegu sa oled võib-olla nagu sellises kohas, kus sa mõtled, et vot selle teemaga ma tahaksin edasi tegeleda. Mitte ainult selle ülemõtlemise teemaga, vaid et õppidagi selgeks nii need kui ka muud sarnased tehnikad, mis aitaksid ühelt poolt hästi lihtsalt, aga teiselt poolt väga praktiliselt elu muuta. Et mõnikord on nii, et sa küll mõtled, et tunned ära, et vot neid asju ma tahaksin õppida, aga kui läheb mööda nädal, 2 ja nii edasi, siis kuidagi käib see kett maha ja vana elu tuleb peale ja siis kuidagi see nii-öelda olulisus kaob ja siis juhtub see, et sa nagu satud vanasse rattasse. Ja nagu see ei tundu enam nii tehtav sinu jaoks. Et siis osad teist, kes te praegu tunnete ära, et te tahate edasi teha enda jaoks parima, et oma elu muuta paremaks, et siis teile on oluline teada, et mul toimub 2-päevane õpe, kus me võtame need tehnikad kõik läbi koos, mitte ainult need, vaid mitmed teised ja see toimub maikuus. Ja et kuna te osalete siin webinaril, siis teile on eraldi olemas selline sooduskood, millega te saate 30% soodsamalt sinna tulla, et see nüüd on tasuline. Aga et juhul, kui sa enda jaoks taipad ära, et sa tahaksid sinna tulla, siis ma pigem soovitan ja ütlen seda ainult teile selle jaoks praegu, et see kett ei käiks maha. Mõnikord on nii, et jah, aeg läheb mööda ja siis kuidagi ununeb kõik. Et mõnel võib-olla on just praegu vaja see ära teha, et sinna ennast kirja panna teistega. Ja vot siin on just tuli see link ka, kust kohast te saate sinna minna, juhul kui te nüüd vaatate, et vot see on see, mis mind aitaks, seda tüüpi teadmised. Teistega me kohtume siis kas siis webinaril või koha peal ja teil on siis mõtlemisaega ja kindlasti need tehnikad, mis ma jagan, need on needsamad tehnikad, mida ma Practical Consciousnessiga seal kursusel õpetan, et need on ise juba niivõrd mitmekülgsed, et nendest jagub pikaks ajaks kasutamist, et osadele teist piisabki nendest. Ja osad teist tahavad tulla edasi, teha see endale selgeks. Nii et igal juhul praktiseerige, loodan, et kohtume taas. Loodan, et teil oli tänasest kasu. Te võite mulle panna siia veel chati, osad teist on juba pannudki, et mis oli sinu jaoks nagu selline hea, sinu jaoks tähtis avastus või midagi, mis nagu jäi sulle kõlama ja minu poolt kaunist õhtut. Nägemist.